Tere õhtust, Anne Veski! Tere õhtust! Kuidas läheb? No, nagu kuidas lükkad, nii läheb, et tegelikult hästi. Kui tihti Anne Veskil üldse on aastavahetus Volber või Jaanid vabad? No Volbergi või tänane on esimest korda mul üldse kinni, tavaliselt me sellistel pidudel pole kunagi esinenud, aga uue aasta öösed on vastavalt sellele, kuidas ma töö vastu võtan. See on lausa paradigma muutus, võtsite vastu sellise keika? No lihtsalt huvist asja vastu. Me oleme ka uudishimulikud. Aga tegelikult mind huvitab see, et on väikeseid tüdrukud, kellel meeldib laulda. Mõned laulavad aasta, mõned laulavad 2. Siis on naisi, kellele meeldib ka laulda. Nad laulavad 2 aastat, mõned 10 aastat. Mõni saab juba 20 aastat laulda. Kuidas on niimoodi, et mõni saab laulda mitu dekaadi? Mitu dekaadi? No ma võin vastata, kuidas saab laulda aastakümneid. Kuidas? No sellepärast, et kui sulle meeldib laulda ja kui on neid, kellele laulda ja järjest neid tuleb juurde ja see ei tekita väsimust, vaid tahad kogu aeg midagi uut ja lõbusat teha, et see annab elule värvingut, nii et mina laulan nii hästi halvasti, kui ma oskan, aga siiamaani on kuulajaid ja nii me lükkame edasi. Kas see on töökus õnn või see on siis mingi jumalik anne? Ma arvan, et igal inimesel on oma saatus, et mulle kunagi meeldis see ütlus, et täheks ei saada, vaid sünnitakse. Et igaühel on meil oma tee ja kui sulle antakse erinevaid valikuid ja sa lähed seda õiget radapidi, mida sulle süda ütleb, siis sa jõuadki sellesse punkti, kuhu sa jõudma pead. Anne on hästi välja peetud alati triksist traksis, korralikult sätitud, soengud, silmad värvitud. Kas Anne ärkab samamoodi? No oleneb, kuidas ma tahan. Ma võin homme ärgata täpselt samamoodi, aga võin ka mitte ärgata samamoodi, vaid kõik selle maha pesta ja järgmine päev uuesti teha, nii et see oleneb mu tujust. Tuleb ette ka sellised päevi, kus on nagu kerged tantrumid tulevad peale, et ma pagan pihta, ma ei viitsi, ma ei jaksa, lauvärv ei ole õige, huulepulk ei ole õige, riided ei sobi, sellised tunded, et tahaks loobuda üldse lavaelust. Põrgusse ma lähen hoopis EBS-i ärijuhtimist õppima. Nagu sa tead, ma olen lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi tööstuse planeerimise erialal ja minul on ökonomisti paberid, aga ma arvan, et meie majandus ei ole midagi kaudanud sellega seoses, et mina seal ei tööta. Mind suunati kunagi tubakavarbikusse Leek meistri abiks, aga õnneks või kahjuks ma seal ei töötanud, võib-olla ma oleks ära ostnud tubakavabriku, ma ei tea, aga mulle meeldis ikka laulda ja laulan siiamaani ja ma leian, et mu tee on õige, nii et sellega ma tegelen. Moosakantidest Koit Toomel on pakutud ministriportfelli, kui Anne Veskile pakutakse ministriportfelli? Ei, mina vastu ei võta. Ma arvan, et iga üks peab ikka oma liistude juurde jääma ja eks neid pakkumisi on ju tehtud lihtsalt nagu väikse muigaga huules. Aga no mine tea, mulle meeldib laulda, ma ei taha kedagi juhtida, mulle meeldib lava pealt inimesi juhtida. Esmane Volber, siit ei ole väga palju muljetada, aga ütleme, karjäär on olnud väga pikk. Kui nüüd vaadata seda kurssi, et laval juhtub asju, et Tõnis Mägi on kunagi öelnud, et temal õnnestus rahvale esinedes teha mingisugune piruett või spagaat maha ja siis ta ei saanud seda enam püsti tõusta, sest tal juhtus niimoodi, et tal hakkas üks teatud kehaosa hakkas paisuma. Et ta jäigi sinna niimoodi. Jah. Et ei ootagi sult samasugust pikantset lugu, aga laval kindlasti on asju juhtunud, kas oled mõne mikri ära lõhkunud, lavalt maha kukkunud, mõni selline meenutus ammusest ajast? On ükskord elus, kus ma olen lava peal laulmise ajal mikrofoni käest visanud, siis oli lihtsalt väga vihmane ilm. Staadionil oli kontsert ja me esinesime nagu laudpõranda peal, aga see kõikus ja siis olid veel mikrofonid juhtmetega. Ja ma olin kuulnud, et laval võib saada elektrilöögi ja ma tõesti sain elektrilöögi ja ma viskasin selle mikrofoni, kus teine teist ja jäin seisma nagu soola sammas. Rahvas jäi ka ootama, bänd mängib edasi. Mina olen vait, seisan käed jalad. Vaat siis ma küll mõtlesin, et see kõik võib 1 sekundiga juhtuda, aga õnneks see olukord lahenes ja võtsime jälle uuesti mikrofoni ja läksime natuke kuivamasse kohta, nii et kontsert läks edasi. Anne on igasugused lavasid vallutanud, teinud naljapulli siin-seal, ütleme, kõik on tehtud, aga üks pull on sul ikkagi tegemata, oskad sa aimata, mis see võiks olla? No, ma tahaksin öelda, et 5. mail jälgige pressiteateid ja saate teada, mis mul on veel tegemata, nii et olge valvel. Üks asi on veel tegemata. Üks asi? Ja. See asi ongi tegemata, mida te saate 5. mail teada. Mina viitasin tegelikult Eurovisioonile, et seal see ei ole kunagi käinud. Ja ma arvan, et ma sinna kunagi ei lähe ka. Et las seal käivad teised inimesed, minul on omad tegemised.
mõistan täiesti, kuigi tuleb maailma parima looga, teoorias tuleb maailma parima looga mingi mees sulle, ütleb või naine, produtsent ütleb, et kuule, Anne, mul on selline lugu sulle. Kindel ei? No kindel ei, loomulikult. Ei, no igal asjal on oma aeg aga iial ära ütle iial, kui see on mingi super-puper, mis täpselt mulle sobib ja millega võin, nagu öeldakse, millest ma ise saan rahuldusi ja millega ma pakun inimestele rahuldust. Asi oli ju võidus, vaid lihtsalt, et sa teed midagi sellist, saad uue emotsiooni, aga kõik teised saavad. Muusika on ju rõõmu jaoks. Kui ma seda suudan teha, siis miks mitte? Vist ette ei löö igal juhul, kui on tõesti maailma parima lugu, siis võime kaaluda seda. No sa kindlasti oled kursis, mida noored teevad. Tommy Cash sel aastal Espresso Macchiatoga. Kas pani puusa käima ka? No kui ma teda nägin Eesti Laulul, siis loomulikult ma elasin kaasa, ütlesin, see peabki minema. No see läkski nüüd, eks näeb, kuidas edasi läheb. Minu meelest natuke selline rahvalik isegi heas mõttes, et siuke linda vaib natukene. No aga kui sa vaatad rootsi-soomlaste lugu, et ju siis, no ma ei hakka ütlema, hambavalu muusika võib-olla tüütab inimesi teinekord ära. Inimesed tahavad lihtsalt mõnusalt aega veeta ja kui see paneb jala tatsuma ja südame põksuma ja sa leiad mingi positiivse emotsiooni, siis ongi see lugude eesmärk ju tegelikult, mitte alati kõigi oma vokaalsete võimete näitamine. Hea, kui neid on näidata, aga samal ajal ta on ju ikkagi show, ta on televisiooni show, kus kõik need elemendid peavad mängima ja ma arvan, et Tomil on kõik need elemendid just olemas, mis selle show jaoks on vajalikud. Ja siis, kui ma teen väikse abstrakti sellise kokkuvõtte, siis pigem meeldib. Pigem meeldib, loomulikult. Mis koha Tommi võiks saada suurel Eurovisioonil? Võita? Esikümnes kindlasti. Võit oleks super, aga ausalt öeldes ma lihtsalt ei tea teisi konkurente seal peale selle Rootsi laulu, ma ei tea midagi. Aitäh sulle, Anne. Mõnusat Volbrit. Ja pidu peab käima.